Nii tervist, olen Illar Kohvinevalt, aga täna olen siis Zodiakis, täna on 10. juuni ja Zodiaki lõpupidu. Ja täna on siis minu kõrval selgeltnägija ja siis filmide Õiglus, Õiglus 2 ja vist ka Õiglus 3 nägija Toomas Aarja ühesõnaga. Ja nüüd ma küsiski Toomase käest, et kuidas need filmid siis nagu läinud on, et nüüd Õiglus, Õiglus 2 on vist väljas, aga kas 3 on tegemisel? Jaa, kolmas osa iseenesest tuleb ka vaata, kuna ma see aasta süvenen rohkem stsenaariumi kirjutamisele, pigem siis järgmisel aastal alustame me võtetega juba. Et kolmas osa on ka tulekul, jah. Ja kui nüüd, kõigepealt sind teati selgeltnägijana, see selgeltnägijate saates, et mida sa sellest nagu tagantjärgi ütlema lühidalt meenutad mingi tähtsamaid momente või? Sa ise käisid Toris ja ühesõnaga minu sihukese kaugel sugulase seda uppumise surma seda nagu uurimas sõnaga. Jaa, seda ma mäletan väga hästi, jah. Eks Toris käime oli siis mingi suvel oli vist võtted? Meil oli jah, üsna suvine aeg oli, et päris ilusad ilmad olid ja mul hakkas isegi seal üsna palav hakkasid. Vaat eriti just majas sees vaata, et väljas oli natukene jahedam, aga üldiselt oli ikkagi suvine aeg oli jah, et kõlbas ilma kampsunita käia küll. Ja selge. Ja tähendab, peale selle selgeltnägijate tuleproovis esinemised, kas mingisugust vastukajad ka on olnud nagu rahva poolt või? Jaa, ikka on, et eks ikka inimesed on ühendust võtnud, aga jah, kuna ma ise ka seal võttepaigal ühe abivahendi kaotasin ära, kahjuks mitte ei kaotanud, aga ta läks katki. Et siis on kindlasti sellele asendust vaja, nüüd ma olen küll selle asenduse juba leidnud, et algul oli üsna keeruline leida seda. Ja nüüd teevad neid saateid, kus on nagu õpilased ja õpetajad ühesõnaga. Kas sa nüüd ei ole nagu tahtnud uude sellesse, nagu nüüd uus hooaeg on nagu valmis, peaks sügisel eetris minna, nagu ma kuulsin, aga kas sa ei ole nagu tahtnud uuesti sinna saatesse nagu minna, et õpetajaks näiteks? No ma mõelnud olen küll selle peale, aga kuna mul endal on selle filmimaailmaga üsna tegusad päevad ajad olnud, vaata, et üsna vähe on aega olnud, vaata, et siis ma nagu pole ise nagu aktiivselt. Mulle on nagu selline väike mulje jäänud, eks ole, et see õiglusfilmi tegemine pakub see nagu rohkem huvi kui selgeltnägemine, et võib-olla ma eksin, aga... Ei, ma ei ütleks seda, et pigem on niimoodi 50-50 vaata, et selles suhtes, et... Et filmiga on väga kiireks läinud? Ei, ta praegu nagu kiiret ei ole, et selles suhtes ma nagu tegelen stsenaariumiga, vaata, aga eks sellega on ka vaja pingsalt ikka järjepidevalt tegeleda, vaata, ja ideed kõik kirja panna, mis tulevad ja täna on 10. juuni, eks ole, aga mis sul see suvi nagu sedasi toob, et mingisugused tegemised või sellised tähtsamad värgid? No kindlasti on, sest meil on endale, see suvi on üks teine projekt käsil, et kus ma isegi täna käisin võtetel, sellepärast ma täna siia paar tundi hiljaks jäingi. Et siin oli nagu meil 2 kärbeste hoobiga, et saab Eiki peo ära pidada ja siis saab ka veel filmivõtted siinsamas Tartus Emajõe juures ära teha. Et meil on täna see aasta on ka üks teine projekt veel, huvitav projekt käsi. Seal ma küll heade poolel ei ole, et seal ma olen rohkem pahade poolel. Tahad nagu seda nagu rääkida ka natuke või ta saladuses hoida? Ei, eks see, ega ma väga palju sellest projektist muidugi ei tea, et täna ma lihtsalt nii palju võin öelda, vaata, et seal oli meil natukene pättusi tegime. Ma rohkem nagu ei saa rääkida, ma väga vabandan. Et oli siuke pättuste... Nagu ma aru saan, nagu mängufilm on tulekul kuskil? See on, tähendab, ühele sarjale tegelikult pilootosa. Tähendab, mis teleekraanidele? See võib minna ka teleekraanidele. Ja sa oled ju osalenud ka, ütleme, teles nagu lavastatud osad, mis nad olid kunagi, tule nagu ettegi. Neid on nii palju, vaata, et on nii suletud uste taga ja siis nagu Kartin Lusti poolt oli Kuurijast taaslavastused ja Surmavad naised ja kättemaksukontorid Siberi, neid on nii palju, et ma ei jõua neid, mul jääb näppudest ja varvastest ka puud, et neid kõik kokku lugeda. Aga mina soovin sulle siis kõike head, ole tubli ja terve ja siis luge Illar Kohvi meediablogi sõnaga ja siis ütleme ajalehte 4 teataja ja ajakirja müstilised lood, saladused, et neist olen ka Toomas Aarjaga intervjuusid teinud, nii et lugege ja kõike head ja taas kohtumist.